Tervitan teid. Siin siis minu väike tutvustus minu treeningule, mis on täiustatud yin-jooga. Minu jaoks on olemas kahte liiki liikumist, tervislikku liikumist. Esimene on seest välja, naiselik yin-liikumine, seda on ka yin-jooga, mis on spontaanne, nii-öelda orgaaniline ja sügavalt nauditav. Yin-jooga või yin-liikumise heaks näiteks on minu jaoks näiteks vabatants. Teiseks on mehelik liikumine, mis on nagu peab liikumine, mis on väljast sisse. Me peame tegema mingisugust trenni selleks, et olla terve, võtta kaalust alla ja nii edasi. Aga see liikumine ise võib olla lõhkuv, traumaatiline, ülepingutav ja selle sümboliks on tippsport. Nüüd minu yin-jooga on siis yin-liikumine. Yin-jooga on teatavasti süvakudede pehme venitamine. Eeskätt sidekude, need on siis luud, liigesed, sidemed, kõõlused ja muud fastsiad. Ja sellega neis olevate meridiaanide energia aktiveerimine, väljatoomine. Ja võiks öelda, et selline yin-jooga sellisena on energeetiline. Ta avab meie keha energiat, avab meie energiakeha, kõntsuskeha, nagu budismis öeldakse. Ja mida me siis sellel treeningul õpime? Esiteks 3 asja. Esiteks magamise kunsti. Yin-jooga ei ole midagi ebaloomulikku. See on see, mida me iga päev vähemalt 8 tundi regulaarselt võiksime teha. Teiseks, me õpime tunnetama paradiislikke aroome ja päikesevalgust, päikesesoojust, millest on tulenenud siis praana hingamised. Ja kolmandaks, me õpime ennast langetama tühjusse, ehk meeletühjusse, ehk siis omamoodi puhta teadvuse eelastmele. Ja kõik need 3 kokku, neid on võimalik siis kogeda olenevalt meie treenitusastmest, meie kogemuslikkusest 4 astmel. Esimene on siis, kui me kogeme neid harjutusi mõnusana. Teiseks, nagu ütleme niimoodi, esimene aste on meeldiv. Teiseks, nad on mõnusad. Kolmandaks, nad on nauditavad. Ja neljandaks on orgastilised. See tähendab, et nektar meie kehas on käivitunud. Magusenergia voolab. Ja ma olen seda nimetanud ka 3 sõnaga: puhtus, kergus ja magusus. Yin-jooga eesmärk on kogeda oma kehas energeetilist puhtust, kergust ja magusust. Ja loomulikult see mõjub ka meie füüsisele, meie närvisüsteemile ja meie meelele. Nii et kohtumiseni siis meie treeningul.